Kallas vasakul ja Rasmus Maalin ka vilistab siit ära ja saab Tammeka selle palli mängu panna ja pikemaga kohe vasakule otsitakse. Pool õnnega lõi pallist mööda, aga vedas, et Tartu ründaja seda ei saanud. Miller nüüd Travallile kasti siin andmas on, pall juba kastis, aga see on Kiiderve oma. Kus on Tammeka Raudvara Koskor, siis õnnesoovid ka meie poolt Koskorile. Koskor peaks olema rahulikult kodus ja juba olemas. Ja Pisiperega tema seal olemas, aga siit lööb juba jamm ära ja liiga lihtsalt kuidagi tal kukkus see ette. Hea terav senderdus kasti ja ei saanud Tammeka seda palli puhtaks lüüa. Jah, et ennem nagu mainitud sai, siis Koskoril õnnesoovid meie poolt. Pisipere nende perre juurde tuli, nii et sellistel hetkedel tasub ikkagi olla omadega koos ja nii need tavad ja head kokku käivad. Karis palliga. Hästi veelma leitakse, nüüd Tanimovo jookseb ja sealt on kiirust küll. Paremalt saab tulla, Baranov ta vastas. Pall kastis, ei ole üldse paha. Mängivad lühikesed lahti, Luts ja Viljem oma vahel. Pall kastis lühikene ja jätku olukord, ai. Korralikult. Luts uuesti. Kõrgem pall tuleb ja uuesti ja väga ohtlikult pall on lahti ja Kiiderv ikkagi lõpuks püüab. Nüüd ilusti Pahhile see pall jõuab ja pall nüüd leitakse Järvelaid ülesse ja tuleb löö! Ei ole. Vaino võtab nüüd aega. Hästi tullakse praegu 1-2 sööduga siia Paide karistusalasse. Pahh palliga, pall kastis ja lööb mööda. Mängitakse, et hoitakse palli ja hoitakse positsiooni. Hästi nüüd leitakse sealt ülesse Hugo ja tugev pall kastis ja jätku olukord Travallilt. Nende käes, et võtavad rahulikult. Pall kastis ja nüüd võetakse maha ka ja ei löö ära sealt Miller. Siis Tammekal pole enam mõtet üldse see viiesega seista seal. Just, siis tuleb kindlasti kohe korrektuurid teha. Luts saab paremalt tulle, pall kastis ja ei löö ikka ära. Nüüd lüüakse ära ja Miller minu jutu peale ikkagi toob selle teise Paidele ära. Jällegi Paide jõuab väga suurte jõududega kasti. Kõik need esimesed pallid, tagasi põrkuvad pallid, alati on keegi, kes neid palle ründab. Ja muidugi suurepärane eeltöö Lutsult ka, et seal tundus viimasel hetkel seal välisküljega sai üle värava ja tsipata sealt. Näeme nüüd uuesti. Luts ise võtab ette. Põrkab ilus kogemata talle see pall ette. Aga suurepärane tõste. Aga Jamm. Madalaks jäi see ja nüüd Barano segab Milleri lööki ja nüüd saab minna. Tanimovo võrsuse hõim. Võtab ette vasakule poole, läheb lööma. Järvelaid jõuab siia situatsiooni hästi praegu. Nüüd tõstab ja suluseisus ei olnud. Praegu näitab, et laseb mängida ja palliga ja lööb täitsa mööda. Lülander paneb hea palli ja Luts jätkab, aga nüüd Kiider tassib selle välja. Oi, kuidas jagatakse neid palle praegu. Lülander, Reinkort! Ja laseb mängida ja hõimukoht on see ja tuleb lüüa! Head aega, koju minek Tartu Tammekal. Ja Maalin lasi seal mängida. Andrei Veis on ka ülimalt õnnelik seal ekraani peal. Maalin lasi selles olukorras mängida ja tegelikult Tammeka leerist ikkagi küsimusi tekitav olukord kindlasti. Ja, no ise ütles ka, et ei olnud viga. Oli selline piiri peal selge tulek nüüd hõimu poolt, aga mitte midagi sellist, et oleks viga. Ja Pahh võetakse välja siin Tammeka vaatest ja tema asemel tulemas siis 19-aastane Chillen Williams Ignatius. Eelmine nädal just 19-aastaseks sai Nigeeriast pärit ründav.
no ja nüüd on koju mineku keeril ka. Malpensa peaks ikkagi lahti olema. Ja nüüd on ikkagi pott ikka täitsa üle keenud siin Tammeka meestel. Ja pall. Ja sealt. Võetakse vist pigem. Kollane. Ikka sukeldumine. Päris huvitav, seda olukorda tahaks küll praegu kordusest näha. Keskel. Viiliga kokku mängivad. Jaa! Midagi positiivset Tammeka vaatest. Ja raske löök Džardžule põrkas täpselt ennem maha. Ja siin on Rasmus Maalin vilistab ära 3-0. Paide linnameeskond võtab võidu. Rasmus Kallas, täna mäng selline, esimene poolaeg, kõva kaitsetöö teil oli ees, alustasite 5 kaitsega. Kuidas ise kogu selle mängu täna kokku võtaksid? Ma ütleks kindlasti raske, aga selles mõttes, et 5-ga meil ongi selline plaan, et me paneme lihtsalt keskelt lukku ja järelikult palli võites proovime kiiremini edasi saada lihtsalt. Et ega peame oma trumpide peale ka mängima. Mõned head kontralt teil tekkisid ka, aga esimese poole mõistes kohe kiire värav, et kaitsemängijana teades ei ole kõige mõnusam seda mängu niimoodi alustada. Kindlasti. See on nagu kiire äratuskell, et ma isegi ei oska öelda, kas see on lihtsalt keskendumisest või lihtsalt nad olid paremad see moment, aga neid on kindlasti raske nagu sealt on edasi minna nagu palju raskem kui 0-0 pealt kindlasti. Teisele poole ajal leidsite riietusruumist energiat juurde, teine poolaeg suures pildis ikkagi nii-öelda mängulises mõttes nägi kõvasti Tammeka mõistes parem välja, mida peatreener riietusruumist teisele poole ajale kaasa andis? Ega väga palju ei olegi, see lihtsalt pea püsti ja paneme edasi 100-ga, et mis siin nagu kaotada ei ole mitte midagi. See ongi. Nüüd viimased mängud ees ootamas teil, selles mõttes Premium-liiga tabelil otsa vaadates ju põnevust küll ja küll. 1 punktiga praegusel hetkel Kuressaarest maas, aga 2 mängu pidada, kuidas nendele mängudele peale lähete? Teeme kindla ettevalmistuse ja ega mentaliteet peab olema kõva, et muud moodi ei saa. Tere Maicel, täna siis mäng selline kindel võit Paide vaates mänguliselt ka kõva ülekaal, kuidas ise kommenteeriksid? Nagu siin nädalavahetusel üks mees ütles, siis domineerisime 90 minutit seda mängu, et oli meie mäng 3-0 vastuosuks. Polegi väga midagi rohkem kommenteerida, et võib-olla natuke lohakad olime siin teine poole ja ütleme esimesed selline 30 minutit, et sellist asja lubada rohkem ei saa nagu. Kuidas suures pildis sellega oli, et te paljud nii-öelda põhimängijatele vist tundus peatreener ikkagi jagas puhkuseminutid ka, oli see nagu selline teadlik juba algselt või vaadati nii-öelda jooksvat mängukäiku? No see on selline küsimus jällegi, et see tuleb treenerite ruumi minna ja sealt küsida, et ega ma ei oska vastata, aga eks see tõenäoliselt on, et tihe hooaja lõpp olnud ja ütleme 6 jooksul päris palju mänge olnud, et kindlasti mingisugused jalad hoiti selle jaoks, et siin liigas ikkagi 3 punkti või nii-öelda 6 punkti siis hooaja lõpus ära võtta. Mis emotsioonidega nüüd 2 viimasele mängule Premium-liigas praegusel hetkel 4. positsioonil 4 punkti lahutab Kaljuga, et kuidas nendele mängudele peale minnakse? No eks me teame, et Kalju mängib Tammekaga, et ega midagi ei olegi, loodame, et Tammeka teeb selle ühe imelise mängu hooaja lõpus, et ega meie käes siin enam midagi ei ole, et meil on ainult 2 mängu ja need tuleb ära võtta, et kui Tammeka midagi suudab, siis jääb viimasse vooru veel Eesti jalgpallil midagi ägedat, aga vastasel juhul on hooaeg lõpeb põhimõtteliselt pühapäeval.